Ja ongi aeg viimase finalisti käes. Meil esineb nüüd rahvapilliansambel KVK, nagu me neile eelvoorudes juba nime panime. Sinna kuuluvad 11. ja 9. klassi pillimängijad Valer Lauber, Kadri Lepik ja Kristi Kool.
et muusikalise poole pealt mina ilmselt ei või jälle kommenteerida, et ükskõik millise instrumendi ma siin kätte võtaks, ilmselt ainult kui teha oskan, ma oskan seda ära lõhkuda, et selles mõttes on nagu, ma esialgu mõtlesin, et kui te pihta hakkasite, et siis nagu, et võib-olla oleks parem, kui te oleks kõik ükshaaval olnud, et ma siis läheks ükshaaval kuulama teid, et siis kui ma ühte kuulama hakkasin, siis nagu ma teid ei kuulnud, et üks hakkasid segama nagu, aga noh, naisterahvas kitarriga ja meesterahvas viiuliga ja neid ükshaaval niimoodi täitsa hea meelega, aga lõpuks läks asi nagu väga hästi käima ja need üleminekud ka hakkasid sujuma ja selles mõttes, et inimesed nagu muusikast midagi ei tea, et väga mõnus kuulamine ja selles mõttes laske nagu samas vaimus edasi, et muusika valik, stiilivalik selles mõttes väga lahe, et teha kõik neid inimesed minust nooremad on nagu teie vanused, teevad nagu mingit muud asja, viiulit nagu ja lõõtsa nagu ja väga paljud kõik tõmba, et see on nagu väga mõnus, et mulle väga meeldib, aitäh. Minu lemmikud, väga lahe. Mulle meeldis see, et te mängite naturaalselt pille, teil on see feeling sees, mulle meeldis, ma vihkan topeltnoote kiiri peal mängimisel ja mul ei ole kiired sõrmed, sa oskad neid mängida. Siuke tunne oli, et tahaks kohe suve, tahaks folki, ma ei tea, tahaks külas niimoodi minna. Ja tegelikult mulle meeldis ka see, et tempo muutus või takti mõõdu muutus. Ja no võib-olla miinus on ainult see, et vahepeal lõõts mängis viieli veits üle. Aga muidu oli lahe, täiega lahe. Väga tore popuri oli kokku pandud ja ausalt öeldes ta on samamoodi öelda, et ega tüdrukut õõtsaga eriti tihti ei näe, et see on niisugune rariteetne vaatepilt, et hästi teeb südame soojaks, et meie niisugused traditsioonid ja folkloor ja selline traditsiooniline muusika ikka noorte seas ka pop on ja te seda populariseeriks, et see on kindlasti väga hea missioon. Ja ega tõesti noormeest viiuliga ka nii osavalt mängides väga tihti ei kohta, nii et tore kooslus, natukene väikseid apsakaid selles ansambli koostöös siiski minu kõrv ära kuulis, nii-öelda lihtsalt seda koos mängu ja need üleminekud, aga eks seda tuleb veel harjutada. No väga lustlik ja ma arvan, missioonipreemia igal juhul teile. Ma tagasin mõtted, vanadus teeb oma töö, minu absoluutne lemmik. Et ma isegi lastud häidudest sellest, et Karise vahepealist mängisid mingis valed akord, sai kuulnud valed akordid vahele. Et ja minu arust valedest oleks need viiulid nagu võimendada, et oleks paremini kuulda olnud, aga tegelikult see ei loe, et meil mulle õudselt. Väga positiivne ka, et noored inimesed teevad just sellist muusikat, mitte ei istu ainult arvuti taga või telefoni taga ja kõigile lihaseid ei aidata. Ja bändi tegemine on lahe ja jätkate samas vaimus väga tubli. Aitäh, nüüd minus tekitas ka väga hea tunde, aga ma küsiksin, et seekord te ju ometigi harjutasite kauem kui pool tundi. Jah, jääme eile kohta. Suurepärane. Eile tegelikult päris mitme tundi, aga enam saad küll lihtsalt käiks. Me ei tegelenud selle asjaga. Aga see oli väga hea. Algust ma vaatasin, et seal lööd jääbki sinna kasti sisse, et sa läksid klaveri taha ja siis ma mõtlesin, et mis toimub. Jah, et see, ma vaatasin, et sa tõesti ei taha lööd seda ära mängida, et mulle mõtlesin, et jääbki selline väga värav, siis kui võtsid kastist välja, oi siis läks küll kohe parem. Siis ta oli kohe siuke õige meelele, et tõesti nagu kaanipäev. Siis mul torgatas kohe niimoodi peast läbi, et Jaan Peenk on oreli poiss, siis saab alati olla viirli poiss. Tõesti väga vahva, et sellist asja ei näe. Te olete nii lähedalt. Te olete kõige lemmikum asi üldse, mis ma kuulsin terve selle konkursi juures. Te olete lihtsalt super. Mulle nii meeldib see, et te teete midagi nii teistsugust. Kui ma alguses lugesin Facebookist, et Kalev tahab teha rahvapildi bändi, ma lõin endale käega otsa ette ja mõtlesin, kujutasin ette selliseid 70-ndates inimesi tiipsuusid. Ja jauramid. Ja just. Aga te olete nii lähedalt Jumala eest, aga mitte mingil põhjusel lõpetage, et minu lemmikut tegelikult. Nüüd on siis näha, kuidas rahvapilli muusika võib mine žürii liikme endast välja viia. Kui sa läksid enam klaveri taha, siis ma mõtlesin, püha jumal, mida sa teed. Sa läksid koguma, mida
edasi seal mängida. Kuigi ma mõtlesin, no, et iga muusika on kunst ja te olete kunsti tegijad, et ma tahan andeks, aga pärast läks asi lõpuks. Et täpselt suurepärast on mulle tõesti meeldis. Oh jah, topelttoolid. Jah, te olete nagu väga